et suhtleme ise endaga ja räägime nii kaua, kui me ise ka aru saame lõpuks tarka juttu, et mis kategooriad meil on siis peaaegu 100% siin maailmas, sellest me oleme ka rääkinud, aga nüüd nagu sellise teise nurga alt. Et koolimaja, vangla ja hullumaja. 3 võrdlust, et ma olen maininud ka, et siis pühakirjad ütlevad, et vahest tuuakse nagu näited, et me oleme nagu sealt, see materiaalne dimensioon. Ja siis sa vaatad koolis ka, eks ju, mõned klassiõpilased õpivad ei ole hästi, nad nagu saavad aru, et peab nagu haridust omama. Ma olin ka sellises suures vene koolis, no mingi aeg elan maha, pärast viitsinud üldse õppida, et ei olnud hea õpilane, aga väga aktiivne noormees, eks ju, selles ühiskonna kasulikus töös. Ja siis klassis on ka vaata nagu klassivanem. Need, kes klassis on sellised terasemad, neid nagu edutatakse ja siis nemad innustavad nagu teisi ka. Ise nad saavad hästi hakkama, ennast ja unarusse jätnud ja siis innustavad. Ja vanglas samamoodi ka, et vangid saavad ka aru, et osad vangid, et mõttekas on siin koostööd teha, eks ju, et olla hea vang, et siis võib-olla saab isegi varem välja ja siis nad vanglas loovad ka igasuguseid ringe, et teisi vange arendada ja hullumajas samamoodi võib öelda, et arstid näevad, et mõned hullud on jälle püüdlikud ja siis nad need hullud ka siis nagu aitavad neid arste, eks ju. Et meie oleme enamus, kes me nagu oleme nagu selles kategoorias, kes targutavad, räägivad siin materiaalses maailmas. Me ise oleme ka veel nagu kas hullud või õpilased või vangla kinnipeetavad, eks ju. Aga me püüame nagu hästi püüdlikud olla ja aidata teisi ka, eks ju. Aga seal on probleem on selles, et osad hullud või ütleme, et osad kooliõpilased või osad vangid, mingi hetk võib nagu katus ära sõita, mõelda, et nemad on, ütleme hullumajas ka, üks hull hakkab arvama, et tema on peaarst hoopis. Et ta nagu aitab kõik, et tema on kõige parem üldse. Ja klassis ka võib kellelegi ego või võtta, et ta on nagu klassi vanem, aga ta mõtleb, et ta on tegelikult õpetajast targem. Ja see on see ego värk, et kui süda ei ole veel puhas ja hakkad vaimseid praktikat praktiseerima, sul tuleb mingi šakti taha, mingi jõud ja midagi, mingi teadmised. Aga sellepärast just, et me oleme ikka veel kehalises kontseptsioonis, siis see muutub tavaliselt mingil, vahest ikka rohkem või vähem, aga ikka kõik läbivad selle fanaatilisuse ja sentimentaalsuse etapi, eks ju, kus sa hakkad nagu arvama, et vau, ma olen kohal, eks ju. Tegelikult sa oled ikka nagu vangja või hullumajas või ikka oled koolimajas, õpid siin materiaalse maailma karma koolimajas. Et ja siis see on ka suur armulik, Jumal näitab, et aga tubli, et sa räägid vaimset juttu, teed vaimset praktikat palju aastad, aga sa oled ikka veel selles mõttes mina, mulle, minu kehalises kontseptsioonis, lihtsalt sa oled püüdlik ja tubli, eks ju, aeg-ajalt rohkem, aeg-ajalt vähem ja püüad teisi innustada, teisi hulle aidata, olles ise hull. Hull on see, kes arvab, et siin materiaalses maailmas läbi selle keha saab õnnelikuks, see ongi hull. Aga kuna tal muud alternatiivi ei ole, ega ta ei oskagi nagu teistmoodi mõelda. Aga see on nagu hullus, sest ma ei tea, ma olen nii palju rääkinud sellest, et mingi miljard näidet on, eks, et me ei ole see keha, eks. Aga jah, et kuna siis muud varianti keegi tea, viitsi uurida, siis parem varblane teos, eks, kui tuvi katasele öeldakse.